Jaak Ennuste on Ademi Interactive'i strateegiapartner ja ta on Ademi suunanäitaja. Ta teab, kus kohas on raha. Mis muutub digimaailmas ja kus on raha. Palun. Ja, tere, tänan. Kõigepealt tegelikult ma tahaksin teada, kes siin saalis istuvad täna. Kui palju siit on selliseid inimesi, kes istuvad mingi brändiga ühes lauas ja üritavad siis selle brändi sõnumit tutvustada koos oma turunduspartneritega. Kui palju teist esindavad mingit toodet või brändi? Okay. Ja siis ülejäänud, kes on siis need, kes siis aitavad neid esimesi turundamisel. On mul õigus. Kui palju on turundajaid, kes teenust osutavad? Palju vähem. Tundub, et turundamine on hea business. Iga ettevõtte kohta palju kliente. Aga okei, mina olen siis Jaak Ennuste, see, et ma luure olen, see on mulle üllatuseks. Ma olen seisan siin sellepärast ilmselt, et 10 aastat tagasi me sisenesime ühte toona küllaltki segasesse businessisse. Me ostsime ühe veebilehtede tegija ära, kes oli suhteliselt raskes olukorras. Kuna mina uskusin, et reklaamiraha hakkab trüki või nagu ajakirjadest, ajalehtedest minema internetti. Toona see ei olnud veel nii obvious, aga niimoodi läks. Ja täna ma räägin teile mobiilist. Ma panin oma pealkirja. Kuidas nüüd edasi saab lasta seda? Nii. Ma panin selleks pealkirjaks segadus mobiiliga. Ja põhjusega, sest see mobiil on tõesti suurt segadust tekitanud. 2 nädalat tagasi oli maailma üks suurimaid reklaamisündmusi, see on see Super Bowl, kus müüakse 30-sekundisi klippe $4,5 miljoni eest. Ja see on niisugune teatud ka suunanäitaja, et mis klippe seal näidatakse. Sellel aastal kulutati, siis 16 miljonit kulutati selleks, et reklaamida mobiilimänge. Ja minu jaoks see näitas ainult ühte asja, et see väike mobiiltelefon meie taskus on, sest on muutunud nii tõsiselt võetav platvorm läbi siis 14-aastase evolutsiooni, et sisuliselt see on uus kvaliteet. Ta kunagi pidi nende mängude mängimiseks ostma arvutipoest arvutigraafika kaarti eraldi, mis nagu oli suuteline seda tegema, et täna teeb seda meie telefon taskus. Ja see ei ole mingi haip. Me mäletame aasta 2000 .comi reklaame, kus lolli raha visati kõvasti reklaamikampaaniatesse ja siis lõpuks kogu see värk järgmisel aastal kokku kukkus. Täna on juba 2 nädalat hiljem, need tsüklid on kõik hästi lühikesed, mõõta on võimalik tundide, päevade, sekunditega. Täna on ikkagi see tõestanud ennast, et need reklaamirahad läksid õigesse kohta. Konkreetselt üks nendest mängudest sai täiendavat müüki $1 miljon päevas läbi in-app purchasingi. See on kummaline, et siis ma ei mäleta täpselt, millal mina oma esimese mobiiltelefoni ostsin, see oli tõenäoliselt kas 91 või 92 või midagi niimoodi. Võis olla või? Et igatahes täna nüüd siis 13 aastat hiljem Forrester Research kirjutab artikli sellest, et mobiiltelefon on next big thing. Ja et mobiiltelefon on üks tõsine disruptive technology. Ja tänaseks on tõesti selgunud, ma räägin hiljem sellest, aga mobiiltelefon on tõesti selline väikene kaval vidin olnud, mis on pööranud nagu turundusteenuste pakkumise selles mõttes pea peale, et see ei ole enam mingisugune lihtne turundussõnumi või ilusa pildi välja mõtlemine, aga see on kliendi jaoks tõesti uue äritehnoloogia välja mõtlemine. Et kuidas see äri nüüd meil käib, kui me selle sõnumi saame kellegi telefoni ja mis edasi saab.
see nõuab väga palju äri ümber mõtlemist, see nõuab väga palju äriprotsesside ümber disainimist ja see on väga kallis. Eelmisel aastal Home Depot, üks Ameerikas suurimaid retailereid, võttis vastu investeerimise otsuse 1,5 miljardit USA dollarit selleks, et oma äriprotsessid ringi muuta, et need oleks kooskõlas või nad oleks nagu mobile compatible. Selle mobiiliturunduse hype tänaseks, paljud inimesed ei tea, et ta on kohal, tegelikult hakkab läbi saama täna. Selles mõttes, et viimase 5 aasta jooksul on mobiiliturundus kasvanud väga kiiresti. Ta on tegelikult vedanud digitaalse turunduse mahtusid. Ta on kasvanud viimase 5 aasta jooksul keskmiselt iga aasta üle 2 korra. Ja ilmselgelt see kiire kasv aeglustub. Sellel aastal ta kasvab ainult 45% maailmas. Ja ega ta ei saagi väga palju kiiremini kasvada, sellepärast et nii kummaline kui see ei ole, siis täna maailmas mobiilireklaamidele kulutatakse rohkem raha, reklaamiraha, kui PCs display reklaamile, mis võib tunduda väga paljude inimeste jaoks hästi üllatav, sest väga paljude inimeste jaoks on bänner ongi nagu digitaalreklaam, eks ju. Aga täna on see niimoodi juhtunud. Et kui me vaatame üldse seda digitaalse reklaami jagunemist ja mahtusid, siis me kõik teavad seda, et Google on omal ajal teinud väga õiged otsuseid ja võtab ligi 40% maailma digitaalreklaami rahast saab kätte, eks ju, kõik, mis on nagu otsinguga seotud. Ja see on nüüd siis 2014 aasta lõpuks. Need numbrid, ma ei kirjuta neile päris nagu selles mõttes alla ega mürki ei võta, et need õiged on, sellepärast, et niisuguse ilusaid numbreid veel väljas ei ole, aga ma kasutasin mingisugust 4 või 5 erinevat allikat ja siis arvutasin erinevate meetoditega. Mulle tundub, et see võiks midagi niimoodi olla, et väga palju ei eksi, võib-olla 1,5%. Ja see siis peegeldab seda tõesti, et nagu mobiilkanalisse suunatud reklaam on mööda läinud sellest PC display reklaamist. Siin võivad mõningad sellised terminoloogilised ja tehnilised segadused olla, sest kui bännerit näidata PC-s, siis ta on display, eks, ja kui teda näidata mobiilis, siis ta on mobiil, et seal tehakse kuidagi tehnoloogilise platvormi ja nagu reklaamitüübi on nüüd kuidagi niimoodi nagu segi hakanud minema. Üks parimaid näited, et seda nagu mobiili kui seadet tasub hästi tõsiselt võtta, seda tõestas Apple seoses sellega, et millal see oli, kui Apple lubas, et me ei tee suurt telefoni. See oli minu arust mingi 3 aastat tagasi või 4 aastat tagasi. Täna ta igatahes nagu teeb, nagu ta uus telefon on suurem kui vana ja siis lisaks ta tegi igaks juhuks ühe veel suurema telefoni, et ta ikkagi on väga selgelt aru saanud, et inimesed on oma meedia tarbimises läinud mobiili. Ma pole kunagi varem näinud tegelikult sellist olukorda, kus nagu tarbijad ise on nii palju dikteerinud mingisugust sellist uut trendi. Ja need tarbijad oma käitumisega nii kiiresti läinud eest ära tegelikult. Seoses just ka uut tüüpi meediate, just nimelt nagu sotsiaalmeedia väljatulekuga. Et tegelikult täna
isegi nii reklaamimüüjad kui reklaamiostjad ei ole tegelikult järgi jõudnud oma lahendustega. Aga kui me nüüd vaatame, et kes selle suure haibi, suurte muutuste võitjad ja kaotajad on, siis suurema osa sellest uuest mobiilireklaamirahast saab kätte Google, Facebook ja Twitter. Ja ilmselgelt on vanaäri nagu publisherid ehk siis tüüpi ajalehed, nende võrguväljaanded, mingisugused infoportaalid, nemad on kaotajaks jäänud, et nad ei ole suutnud nii kiiresti muudatusi teha. Et täna on tüüpilise publisheri juures olukord see, kus üle poole käib, see on nüüd Eesti numbrid. Pool käivet on, pool klientide meediatarbimist on mobiilis, aga sealt suudetakse ainult murdosa, nagu reklaami suudetakse sinna müüa, et see on nagu tohutu erinevus, seal on omad põhjused. Kes siis selle mobiiliraha enda kätte saavad, eks ju? Google saab väga lihtsal viisil, eks ju, et kui Google'isse panna Google'ile maksta AdWordsi või display ad'i eest, siis telefonis neid otsinguid tehes, eks ju, see juba kategoriseerub mobiili alla. Facebook kasvab tohutu suure kiirusega, sellest räägib Erki hiljem. Millal Facebook läks avalikuks ettevõtteks? Palju sest mööda on läinud? Mis aastal see oli? 2 aastat tagasi või? Ja siin on nüüd oluline aru saada seda, et Facebook ei ole enam niisugune nagu earned media, et tasuta meedia, kus maksab hea contenti tegemine ja siis nagu kõik automaatselt näevad ja loevad seda. Et ta on ikkagi tasuline meedia, sellest Herki räägib pikemalt. Ja ülejäänud on juba nüüd väga väikesed osad ja selle muu sisse satuvad igasugused ad network'id ja muud asjad ja kaasa arvatud kõik publisherid. Selles mõttes on mobiilibusiness on ikkagi contenti tootjatele selles mõttes tohutult liiga teinud, et igasugused need sotsiaalmeediad, mis tegelikult seda valmis contenti siis nagu võimendavad ja jagavad, on saanud selle reklaamiraha endale. Ja selle contenti tootjad ise on jäänud nagu tänu selle mobiili kiirele tulekule vaeslapse rolli. Mis probleemid siis on nüüd tekkinud siis seoses sellise mobiilihaibiga? Need on minu enda kirja pandud, mida ma igapäevaselt näen ja kuidagi moodi süstematiseerimata, aga need probleemid on praktiliselt igal pool välja arvatud seal, et kliendid on mobiilis. Ja umbes niimoodi see ongi, et kliendid on mobiilis ja kõik ülejäänud pole valmis peale mõne üksiku erandi. Meie juurde 10, ma esindan siin ADM Interactive'it ja siis ma olen seotud ka Mediabrands Digitaliga, et meil on kokku 60 inimest tööl digitaalmeedia alal ja me teeme aastas 500 kampaaniat või mitu? Umbes, 500 digitaalkampaaniat umbes aastas. Ja nendest 500-st 80% ei ole lahendust selle jaoks, et mis juhtub, kui klient peaks nagu läbi mobiili hakkama uurima seda asja. Neil ei ole isegi selle kampaania jaoks nagu mobiiliga vaadatavat maandumislehte. Rääkimata sellest, et neil oleks seal taga mingisugune mobiili e-commerce lahendus, sest see nõuaks juba seda business technology oskust, millest ma rääkisin. See nõuab juba suuremaid kulutusi.
sellepärast on ADM-is 35 inimesest vist 7-8 on niisugused hardcore programmeerijad, ebatüüpiline seltskond ühes turunduse agentuuris. Täna on ilmselgelt jõudnud see mobiilis oma sõnumi näitamise katsetamine niisuguse faasi 2.0, et me mäletame väga hästi, kuidas siin aasta ja 2 tagasi oli kõva haipsõna, oli responsive, kõik peab responsive olema, eks ju, nii. Et tegelikult mobiil on ikkagi täiesti teine seade, et seal on üks asi, mis ei ole responsive, on nagu sõnumistrateegia, see sõnumi maht, nagu see ei ole automaatselt kuidagi moodi responsive. Et mida ma tahan väita on seda, et ikkagi mobiil nõuab täiesti eraldi lahendusi, täiesti eraldi kampaania maandumislehti, täiesti eraldi kodulehti, kõiki täiesti eraldi. Et sa ei saa teha PC jaoks ja siis kasutada mingisugust kavala nimega tehnoloogiat ja öelda, et te saate mobiilist ka avada seda, et see ei tööta. See, kui meie oma klientidega suhtleme, siis on ilmselgelt niisugune mobile last strategy, et mobiili täna Eestis loetakse selliseks luksustooteks, lukskanaliks, mida kasutatakse ainult siis, kui on vaja tohutult lühikese aja jooksul saada kindlasti suur reach. Ja need kliendid on vaja kätte saada, et see on niisugune just kui mingisugune eriti kallis järelnoppimine. Et ühesõnaga põhimõte on see, et me veebis saame oma lõviosa oma kundedest kätte, siis me maksame veidi kõrgemat hinda selle eest, et me saaksime mobiilist kätte selle osa, nagu keda me veebist ei saanud, eks ju. Et see on ikka tänane mõtlemisviis enamus inimestel. Ja siis veel kirtsutatakse nina, et see on kallis ka, et see nende kätte saamine. Tegelikult, kui me ütleme, et see on PC ja see on siis nagu mobiil, et alustame sellest, et need 2 asja ei ole omavahel kuidagimoodi nagu ei välista üksteist. Et täna 70% mobiilid on nagu vaatamistest teeb inimene siis, kui tal samal ajal on olemas ka suur ekraan käe pärast. Et need 2 asja ei ole välistatud. Üks asi, mis ka segab mõningal määral mobiili kasutusele võttu, on sobiva meetrika puudumine. Et me teame seda, et me peame mõõtma, eks, et me peame oma efektiivsust mõõtma. Et me ei saa oma tulemusi, kui me ei mõõda neid pidevalt üle aja, ei võrdle oma eelmiste tulemustega, ei võrdle konkurentide tulemustega. Aga täna on mureks see, et kõigepealt veidi taustast, eks ju. See on nüüd See on nüüd digitaalmeedia hindamis nagu meetodid üldse. Et CPM on siis üks selline näitamispõhine, see, mis vanast trükimeediast kaasa tuli. Performance on siis eks ju klikkide ja nagu müügi ja muu niisuguse asja mõõtmine. Ja ma isiklikult arvasin 5 aastat tagasi veel, et see CPM kaob võib-olla mingisuguse 10% peale, aga ma toona eksisin, see jäi ja see CPM on täna ka nagu mobiili, kui te võtate lahti näiteks seal Delfi või Postimehe reklaami hinnakirja, eks ju, siis seal on olemas ilusti mobiil ja seal on ka mobiilireklaamid on tihti antud siis nagu päevahind või siis CPM-i hind, eks ju, päevahind on sisuliselt sama CPM-i hind, sest seal on küllaltki stabiilne hulk lugejaid. Aga
Aga nüüd oluline on aru saada sellest, et kui meil on nüüd mingisugune PC-ekraan, kus on seal, ma ei tea, 20 bännerit on mingisuguse lehe peal, siis see ühe bänneri tegelik nagu väärtus on ju väiksem, eks ju, kui see üks bänner, mis sul on mobiili peal, kuigi nad saavad põhimõtteliselt, et mõõdetakse samasuguse CPM-iga. Google mõtles välja sellise nähtuse nagu eCPM, oli see Google või ei olnud? See on effective CPM ja see on siis, et kui me teeme mingisuguse kampaania kuskil, mis läheb maksma X ja selle kampaania tulemusel me müüme Y, siis X jagatud Y on eCPM, et kui palju me oleme kulutanud reklaamiraha siis nagu $1 toote müümiseks. Mitu senti me oleme kasutanud. Aga see on liiga keeruline ja see ei sobi kõikide asjade juhul, kui meil on vaja tutvustada näiteks ainult, et sellest kuupäevast selle kuupäevani on mingisugune hullud päevad, eks ju, siis meil on nagu raske seda müüki mõõta või võimatu. Meil on täna puudu siis mingisugune niisugune real CPM mõõdik, mis tegelikult siis üritaks nagu pigem hinnata, et palju nüüd see telefoni ekraani peal olev bänner tegelikult on suurema väärtusega kui mingisugune see bänner siin, eks ju, mida ei pruugi võib-olla nähagi. Ma väidan, et see vahe on olemas, et see väärtus on täiesti subjektiivselt on võib-olla 2-3 korda väärtuslikum on see. Me jõudsime sujuvalt veel ühe probleemini, et tegelikult seal telefonis ei ole ruumi ka, eks ju, et näiteks publisheridel on suur probleem, nad ei saa enam panna 30 bännerit oma esilehele, saavad 3 tükki ainult panna ja saavad ka siis pillida ainult 3 eest. See tehnoloogia ja need platvormid, kuidas nagu näidata ja kellele näidata milliseid bännereid, see on üks niisugustest valukohtadest, mis on alles, mulle näidatakse, et ma olen, kas on puudu või on üle? Jäänud 4 minutit 38 sekundit. Et need asjad on ka kõik tulemas, aga neid ei ole jõudnud veel väga paljud meediaomanikud rakendada. Et sisuliselt tehakse seda asja selles mõttes eriti valesti, et kui kellelgi teist on mobiiltelefon, siis põhimõtteliselt on võimalik nagu teie kohta ülipalju öelda ja on võimalik öelda, teid on võimalik mikrosegmenteerida. Ma vaatasin, Indrek Saul täna räägib segmenteerimisest, et see segmenteerimine, millest tema räägib, on lastemäng võrreldes sellega, mis mobiilist on võimalik kätte saada. Ma tean seda, kas teil on mingil hetkel kõht tühi umbes niisuguse asja on võimalik teada. Ma tean seda, kas te sõidate autoga või olete kodus või olete tööl. Teie brausimise ajaloost või siis teie nendest interneti favoritsidest on võimalik väga täpselt aru saada, mis on teie huvid. Ja tegelikult on võimalik sihtida seda erakordse täpsusega seda sõnumit. Aga seal muidugi jälle lähevad huvid vastuollu, et kui on sul CPM-i põhine näitamine, siis on vaja just võimalikult palju näidata, mitte piirata kuidagi moodi seda näitamist. Muidu ju läheb selle kurjavaimu näitamise hind väga kalliks. Et siin on mõtteviiside nagu muutmist vaja mitmelt poolt. Nüüd, kus Eesti paikneb kogu selles asjas, et Eesti ilmselgelt ei paikne eks Aasias, et meil ei ole vaja sõita hommikul tööle 2 tundi metrooga. See on Londonis, see on igal pool, inimesed istuvad ja tarbivad meediat, eks ühte, teist või 3. sotsiaalmeediat või siis kellegi mingit contenti, mis keegi on tootnud. Aga
aga et mida ma soovin öelda, et meie mobiilikasutus on väiksem keskmisest ja jääb ilmselt väiksemaks, kui on nendes riikides, mis nagu veavad seda, aga ta on olulisel kohal ja ta tuleb, et jääda, et me peame ikkagi ka siin arvestama sellega. Ja mis ma siis ikkagi lõpuks soovitan? Mina soovitan alati seda, et alati proovida. Et mis oleks, kui teil on mõni tõesti, et kellelgi on näiteks mingisugune kohalik teenus, mingisugune söögikoht või mingisugune teenuseasutus või, et proovige ükskord teha üks nagu ainult mobiilikampaania, et vaadake, kuidas see välja tuleb, et mobile first'i põhimõttel. Vot nii palju siis luuramisest. 30 sekundit ainsaks küsimuseks. Jah. Kas oskate tänaseks öelda, kui palju on nutitelefone üleüldse juba Eestis ja kas te peate siin silmas ka tablette? Küsimus oli selles, et kuidas te, Jaak, kas sa tead, kui palju on hetkel nutitelefone Eestis ja kui palju on siis sellest igasuguseid pääde ja muid tahvelarvuteid? Ei, ma ei tea seda. Ma arvan, et neid Eestis ei ole rohkem kui tualettpotte või mis siin enne oli. Aga sellest ei ole vahet. Tähendab, me teame seda, milline on inimeste tarbimine. Ja täna ikkagi, kui me vaatame neid suuri meediaväljaandeid, siis on pooled inimesed, pooled transaktsioonid toimuvad läbi mobiiltelefonide. Aga ma oskan seda küll öelda, et tegelikult tabletiga on jälle see asi ka, et kui me mõõdame, siis tihti me ei saa aru, sest tabletis võetakse see täisveebiversioon. Või nagu, seal on jälle natuke teistmoodi, et ta on niisugune kahe asja vahele, et seal sa võid juba kasutada ka selle suure ekraani nagu turundust. Et see nagu ei ole päris mobiil. Aga ütleme niimoodi, et turundusmõttes on see tablet on täna ikkagi nagu ütleme 3. kohal selgelt. Peale siis PC-ekraani ja mobiiliekraani. Aitäh! Jah, suur tänu!